Tere, kallid televaatajad, teiega olen jälle mina Enni Vaarman ja minu külas on Andro Roos ja see on saade Plaan B. Tegelikult Andro ei ole mul külas, vaid nüüd meil tekibki selline väike saade Androga, mis on selline lühike ja 15 minutit me arutame siis üldse, mis on nädala või 2 jooksul toimunud. Istume siin laua taga ühiselt. Jah. Ja, tere. Tere. Tere televaatajad ka. Nii, kohe esimese asjana. Reformi noored nõuavad kõrghariduse tasuliseks teha. No, ei meeldi. Ma olen ära õppinud, aga päriselt või? No mina ei pea seda selles mõttes õigeks, et siin haridusminister Kristina Kallas rääkis seda. Ma ei tea, kas see viidi ellu või viidud, vaata ma ise ei õpi enam. Ma käin küll nüüd bussikoolitusel. Et aga see vist ei ole nagu kutseharidus ja see ei ole kõrgharidus, et see on lihtsalt üks koolitus. Ja selles ma pean maksma ja see on vist ka loomulik, nagu, et selle eest peab maksma. Kuigi mine tea, vaata, võib-olla võiks bussikoolitus olla ka kõikidele vabariigi kodanikele, veoautokoolitus. Rasketel aegadel tasuta, sellepärast, et vaata, tööd ei ole. Sõimatakse ka mind, et näed, hoiulaen ühistu on ja siis ehitusalal ja nagu 20 aastat ei oleks nagu mitte midagi teinud. Aga võib-olla tulekski parematele meestele ja naistele nagu see asi üle anda näiteks nendele ajakirjanikele või sõimajatele. No ühistu ja majade ehitamine ja energiamajandus. Ma ise hakkan bussijuhiks. Aga näed, kui raha ei ole, siis ei saa bussijuhiks minna, eks ole. Riik võis kinni maksta. Kui sa käid kaitseväes, kui sa oled kaitseväes, siis kaitsevägi maksab kinni sul ükskõik, mis luba sa teed. Ma olen liiga vana kaitseväe jaoks. Lähed uuesti, ajad habemehest ära. No nii, okei. See selleks, aga kõrgharidus... Ma ei tea, minu arust tähtsam küsimus nagu sellest, et kas tasuta või tasuline on nagu see, et iga loll ei peaks ülikooli saama üldse. Minu arust täna on probleem nagu selles, ma ei tea, see on võib-olla ei ole populaarne, nagu, et meil televaatajad või valijad on rohkem lollid või targad, aga minu arust ülikoolis töötanud inimesena ma ütlen seda, et tegelikult ei peaks ainult raha eest ülikooli saama, et ülikooli peaks saama tahte eest õppida nagu seda eriala. Ja teadmiste eest nagu. Ma ei tea, kuidas praegult saadeks, sest ma olen ise ülikooli lõpetanud 6 aastat tagasi, issand, kui ammus oli. Aga minu arust sa pead ikka mingisugused eksamid tegema, et su sisse võetakse, et päris loll sa ka ei saa olla. Päris loll ei saa olla, aga vaata, ma ütlen sul tasulise kõrgharidusega on see probleem. Et ma olen õpetanud ka ingliskeelset õppekava, majandustudengid, ma olen nagu majandusõppejõud olnud ja see oli ka muidugi aastaid tagasi. Ja siis nad olid Saksamaalt, muidu ma hakkasin rääkima Hitleri majandusreformidest ja siis üks saksa tüdruk istus niimoodi, et ühesõnaga ei või rääkida ka nagu, mis ajaloos olnud on, et mingid asjad peab maha vaikima. No see selleks, eks ole. Aga seal olid Hispaaniast, Saksamaalt, Inglismaalt, Tšehhist, igalt poolt oli nagu, eks ole. Ja eriti laisad olid tegelikult Hispaaniast. Kohe nagu, minul oli nagu lihtsalt tehtud, et kursuse lõpus on väike test, mis testi ära teeb, on läbinud. Nii. Ja väga paljud ei osalenud loengutes. Hea küll, et ei osalenud enda asi ülikoolis. Lõpus testi ka tegema ei tulnud. Hoopis kirjutasid mulle, et kuule tead, et me oleme maksnud selle kursuse eest. Me tahame diplomit saada, me tulime Eestisse õppima. Tegelikult te ju saate ise aru, et mis me siin ikka õpime. Et mul tulid vanemad külla, eks ole, kellel tuli poissõber külla. Et ma näitasin talle Eestit hoopis siin ja ma ei saa ikka eksamile tulla. Teeme Eesti ringsõitu siin nagu. Et kirjutate äkki niisama välja, et me oleme maksnud ka ja niimoodi. See on ju jumala nõme. No ja mina mõtlesin niimoodi, et aga nagu asi, et ma olen õppejõud nagu, et mul on ikkagi palutud läbi viia eksamid ja asjad ja ta ei ole nagu ainult arvestusaine, et ikka eksam on nagu ja ma peaks ikka teadmisel nagu kontrollima, et ei saa niimoodi vaata, et palun ikka, leia ikka see aeg ja vaata läbi materjalid ja tule tee eksam ära, et ma leian aega sinu jaoks, eks ole, et käi oma ringreisil ära ja siis tule. Ja ega nad lõpuks ei tulnud, aga lõpuks nad kaebasid dekanaati. Ja dekanaatist ma saingi peapesu nagu selle eest, et inimesed on makstud ja kuidas sa niimoodi teed, et sa läbi kukutad need. Mina arvan selle maksmise koha pealt niimoodi, et... Ja mina järgmine aasta ei teinud enam seda. Ma lõpetasin jama ära. Esiteks maksmisega tuleb see, et tõesti need inimesed, kes soovivad õppida ja neil ei ole lihtsalt finantsilist võimalust, nad ei saagi ennast elus realiseerida. Nad ongi, ma ei tea, kus poemüüjad ja
Oma poemüüja võib ka väga intelligentne inimene olla. Sinna ma tahangi jõuda, et ta võib väga intelligentne olla, aga ta töötab täiesti vales valdkonnas, kuigi ta saaks töötada kuskil kõrges firmas, kui tal oleks olemas see kõrgharidus ja see, kui haridust te teete tasuliseks, ka vanemad maksavad ära, kas laps soovib õppida, see on teine küsimus. Et tegelikult see on täiesti mõttetu. Nojah, ja ma tahtsin veel öelda, et minu vanaisa oli just 6. klassi haridusega, aga oli väga intelligentne. Ei, ma jumala pärast ei taha kedagi solvata praegu. Vaata, et see kõrgharidus on ka tehtud nagu mingis ebajumalaks, nagu tänapäeval. Et ega see iseenesest, kui sa ülikoolid läbi käid ja diplomi saad, ma olen õppejõud olnud, väga paljud kahjuks õpivad mitte teadmiste pärast, vaid õpivadki diplomi pärast. Ja tegelikult, kui sa nende teadmisi kontrollima hakkad, siis tulebki nagu välja see, et väga paljud ei tea mitte midagi. Täiesti nõus. Näiteks mul oli üks tudeng, ma arvastasin eestikeelses õppekavades suulisi eksameid. Mulle lihtsalt meeldis, mul on selline ideaalne, idealistlik ettekujutus, et vana aja ülikoolist, et niimoodi, et on nagu dispuudid ja arutelud üliõpilastega ja tahetakse nagu teemasid nagu sisuliselt käsitleda ja tahtsingi arutada üliõpilastega, et näha nagu suulise eksami kaudu nagu seda, et mida nad siis tõesti omandanud on. Ja üks käis, ma ei tea, 3-4 korda minu juures. Ja kuna minu aine oli nagu valikaine, et selle pidi ära tegema, muidu lõpudiplomit ei saanud. Ja siis ma pettusin väga selles ülikooli süsteemis ka ja ma tulingi sealt ülikoolist ka ära. Et kui inimene käis 3 või 4 korda seda suulist eksamit tegemas. Ja ma näen seda, et ta tegelikult, ma ei tea, kas ta õppis siis või ta ei õppinud, aga ta tegelikult ei valdanud seda teemat. Ja ma paningi talle F-i. Mitte rahuldatud. Ja jällegi ta läks dekanaati. Dekanaatis ma peapesu ei saanud, aga hiljem ma nägin, et see inimene lõpetas samal aastal ülikooli ära, kuigi ilma minu ainet läbimata ametlikult ta poleks seda teha saanud. Aga järelikult dekanaatis tõsteti need ained siis niimoodi ümber. Et vaata, siit ma nagu küsingi, et mis siis selle ülikooli haridusel nagu mõte on, et kui eesmärk on ikkagi see, et inimene on maksnud, ta peab selle diplomi saama, ainet ära ei tee, siis leitakse teine aine, mille ta teeb ära, keegi õppejõud kirjutab alla. Aga mis see diplom siis lõpuks nagu väärt on? Ta polegi nagu midagi väärt. Et selles mõttes tasuline, ma arvan, et peaks ülikool olema teadmiste põhine. Ja kui on head teadmised, vaata, siis teenida võiks selle pealt ja mitte oma inimeste pealt. Et oma inimestega, Eesti inimestega võiks nagu selle taseme hästi kõrgeks ajada, nagu siia tulevad targad inimesed, kõige paremas mõttes ülikooli, kes tahavadki arutada oma teadusvaldkonda edasi viia. Ja kui meil see teadustase on hästi kõrge, ütleme nagu Oxford, kõik tahavad Oxfordi minna või Cambridge'i või mis need seal kõik on nagu, siis see meelitaks siia välistudengeid ligi, kes tahaks osa saada meie nagu kõrgest haridustasemest, mida ma ütlen, et täna tegelikult nii palju ikka ei ole, et ega ta madal ei ole see tase, aga maailm on suur ja on neid kõrgemaid kohti küll ja veel ja meie naabrite juures ja ei maksa nagu Eesti üle liiga uhke ka nagu olla selle taseme üle. Et võib-olla me kunagi olime, võib-olla kunagi Tartu Ülikool oli väga kõva tegija. Aga neid kõvasid tegijaid on täna ikkagi juurde tulnud. Nii et kõvaks tegijaks me peaksime alles saama ja läbi selle, et ikkagi teadmiste põhine ülikool oleks mitte rahapõhine. Jah, nii et meie otsus Androga, meie arvamus, et kõrgharidus ei peaks olema tasuline. See peaks ikka olema sinu enda soov ja kui te ei taha õppida, siis ei ole mõtet minna seda õppima, sest te lihtsalt raiskate 3-4 aastat oma elust ja siis pärast istute ja mõtlete, et miks ma seda üldse tegin? Miks ma kuulasin oma vanemaid või veel midagi? Hästi palju on selliseid juhtumeid olnud. No nii on, jah. Et, oot. Kõik? Ma arvan, et tõmbame teemale joone alla. Yeah. Nii et ärge kuulake Reformi noori. See mõte ei ole täpselt mitte hea mõte ja mis ma selle Kristiina Kallase kohta veel ütlen, veel päris lõpetuseks. Siis tema ütles nagu siin aastaid tagasi, ma ei tea, kas see viidi ellu või viidud, et ka kutseõppes nagu kutseõppe taheti teha nagu tasuliseks. See äkki viidi ellu isegi. Ma ei ole nii kursis, aga ühesõnaga mina õppisin veel mõned aastad tagasi põllumajanduskoolis. Mitte Olustvere. Mis seal Paide lähedal on? Andke mulle andeks, aga vaata, mälu on vana inimesel nõrk. Paide lähedal, Türi lähedal oli üks põllumajanduskool, kus ma õppis Särevere. Särevere, jah. Särevere.
seal ma õppisin ja ma sain ka põllumajandusjuhi kutse. Ja mina õppisin sellepärast, et ma taotlesin noore põllumehe toetust, ma panin kasvuhooned sellega püsti põhimõtteliselt. Ja üks tingimus oligi juures seal see, et siuke toetuse saaja, nagu mina olin, et ta peab läbima siis selle põllumehe 2. ja 3. taseme. Nii. Ja väga palju oli selliseid õppijaid, nagu, kes läksid mitte nüüd suurest huvist põllumajanduse vastu, et tahaks kangesti õppida, vaid olidki siuksed inimesed, kes juba olid kas kõrghariduse saanud või töötavad inimesed. Üks tüdruk oli muide Tallinnas, käis BMW-ga, et alguses tundus, et isa on ta tema pattude pärast nagu põllumajanduskooli saatnud. Ja no alguses poisid ja õppejõud ka seal niimoodi kuulasid, mis sina ka tead umbes või niimoodi. Aga tead, pärast ta oli ikka kas nüüd kõige targem, aga üks esimesi, kes ikkagi nendest asjadest jagas, nii et välimus võib ka alati petlik olla. Ja tema oli tõesti noor inimene, aga ülejäänud kõik olid minusugused, kes juba töötavad, on ülikoolid läbi käinud. Ja kui see oleks tasuline olnud, ma arvan, et väga paljud oleks üldse kaalunud, kas seda toetust on nagu taotleda. Ja mis ma öelda tahan, on nagu see, need on ka ju töökohad. Punkt 1, et õpetajad töötavad seal. Kui oleks poole vähem, kui minusugused ei läheks sinna, kui ma ei oleks taotlenud nagu seda noore põllumehe toetust ja ei oleks sinna kooli läinud, siis seda kooli ei ole mõtet kütta nagu põhimõtteliselt. Kui seal üks inimene käib Tallinnast, see on mõtet ühe selle tüdruku jaoks teha seda. See on töökohad, õppejõud kaotavad tööd, õppekoht läheb kinni, kasvab võssa, see on üks asi. Aga teine asi on see, mis on veel olulisem tegelikult. Ja küll, et mõni inimene kaotab töö, seda võib öelda reformierakondliku loogika kohaselt, et see on nagu niisugune inimese isiklik tragöödia. Aga rahva tragöödia on see, et kui õpetajad, õppejõud ära kaovad, siis ei ole ju enam seda valdkonna ülikoolis teaduslikku uurimist ja kutsekoolides ei ole nagu, kes oskaks õpetada näiteks. Konkreetselt seal mahepõllumajanduslikud teemad ja külvikorrad ja asjad, mis seal kõik olid. Kui kaovad ära need õpetajad ja õppekohad, siis lõpuks kaob ära see haridus ja kui kaob ära see haridus, siis kaovad ära need professioonid näiteks. Siis me oleme kõik haritud siin. Harimata. Harimata, jah. Sest vaata, ongi nagu see, et niisugune prosta näide, et hobuvankri parandajaid Eestis ju ei ole nagu, eks ole. Ja hobuvankri ehitajaid. Võib-olla mõni üksik on, aga seda teaduslikult ei õpetata kuskil niimoodi, et hobuvankri mehaanikuks. Aga tead, miks see halb on? Näiteks minu hobuvanker või minu kasutada olev hobuvanker, see on tellitud Poolast, et ta tundub nagu oleks keskaegne, aga tegelikult on ta uus ehitis Poolast. Poolas on neid mehaanikud väga palju, nii palju, et isegi eksportiv tööstusharu, vankri ehitus on seal, eks ole. Me otsime kogu siin, et mis Eestil võiks olla see ekspordiartikkel. Aga siuksed asjad saavadki olla nagu põhimõtteliselt, näed. Aga kui me ei koolita ja laseme välja surra koolidel, muutes need tasuliseks, eks ole, ja keelates nagu siis siukse rahva elukestva õppe, et siis tegelikult seda suurema tõenäosusega need valdkonnad välja surevad. Et isegi kui tundub seda, et on jumala mõtet õpetada vankri ehitajaid ja vankri parandajaid, siis ma ütlen, et Poola näitel tegelikult ei ole, et kui me neid õpetaks, siis võib-olla teeniksin mul ka eksporditulu nagu Eestile sellest. Ja kindlasti oleks tahtjaid, kes tahaks nagu seda õppida. Ja. Kui ei proovi, siis ei tea. Ja. Aga tasuline haridus on halb mõte. Just. Nii, aga suur aitäh, et te vaatasite meid ja ma loodan, et me nüüd kohtume teiega nädala pärast või 2, kui me järsku ära kaome. Ja siis arutame mõnda uut teemat. Teeme nii. Head aega!